tšau! Täna on juba pühapäev ja nädala lõpp on käes, et eile tulin maale ja naudin siis maal natukene olemist. Aga mõtlesin siin, et mu videod on vist üsna sellised kaootilised, et mul ei ole kunagi nagu mingit kindlat plaani, mis järjestuses, mida ma tahan panna, et ma lihtsalt teen nädala jooksul mingeid klippe ja siis panen kokku ja avastan, et okei, et mul ei ole mingit sissejuhatust, mitte midagi, et jah, et tegelikult võiks ju. Mul on plaan siis homme või täna õhtul uut veeloogi kokku panna, monteerida. Ja ma alustan siis selle nädala algusest, et jagan natukene, mida me jaanipäeval tegime ja vaatame siis, mis ma selle nädala jooksul veel tegin. Ja aga head vaatamist! Normil staffi. Siin siis me jaanid mööduvad. Jõuad küll? Mina jõuan, aga kottidest peale. No nii, Tanel. Kus lood on? Kõik sai teada, kaua on vaja tünni kütta, kus on mis toad. Kas ta on tavaline saun või mis seal on? Tavaline saun ja siis seal on veel tünnisaun ja siis seal on üleval veel magamistoad ja siis on seal veel suur diivan. Ja no väga hea. Seame sisse. Tavai. Mitmeks päevaks siis me tulime? 2 või? Mida äkki, kes sööb selle kõik ära? Hakkul üli siis see on. Seal on ka veel asju. Elis sätib külmkappi asju. Vaatame, mis siin on ka. Hästi ei taha mahtuda, jah? Väga lihtne, jah? Ja meid on 11. 12 väike laps on ka. Ja Normilt asju. Pidi kalorivaba olema. Siis Kerli cheatib selle jaanide. Tavai. See on kalorivaba. 3, 2, 1. Head jaani! Let's go. Oli hea või? Nice. Hommikusöögiks on omlett, puuvilett, puder, moosiga. Let's go, let's go, let's go, let's go. Jah. Abruka, whoop, 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 whoop. Food truck või elanud, meil siin õnnestus eile rääkida ühele, kes on siin 6 põlvega elanud ja nii edasi, ütles, et koroona ajal oli nende saar täielikus õitsenguses, siin ostati peaaegu kõik vabad krundid ja maalapid ära ja mingisugune test tehti ja on mõõdetud siis Euroopas, kus on kõige kvaliteetsem õhk ja nii edasi, siis see mets on väidetavalt Euroopa ühe kõige kvaliteetsem õhuga. Ja kuidas te seda saate siis näha, on see, et puude peal sambla kiht kui paks on ja siis... See on see biodiisel või? Ei no vaadake. Kopit on täis on.
kuulete või? Juba tuleb. Oi, jumma. Aga ma jooksen sinna. Me jookseme siia põõnda. Vaata, kõik vennad vaatavad siia ju. No, võib-olla asi on su pükstes. Punased püksid. Ma ootan järgmise saare peale. Kas nad urisevad? Ma arvan, et nad kaitsevad oma poeg ikka siis ju. Ära äkki mine nii lähedale. Kas on kindlustus olemas või? Ei, tegelikult kardavad. Minu arust nad küll ei karda. No vaata, palju sul on juba tagumikke keeratud, nad on valmis ära minema. Kord olin ma ikkagi kõvem vend. Nad on uudishimulikud. Ära sa juhud. Oidle. Sa lasid maasta. Seiklused alaku. Let's go. Let's go, me kõnnime läbi mere Arvi juurde. Arvile vorsti viima või? Arvile Lidli vorsti viima. Uskumatu ju. Mis see on jumala mõnus ju? Elise, palun ka feel it more. Et ela ka rolli. Väga õige, väga õige. Me just avastasime ühte asja, et me oleme kõik 4. saarel, sest et esmalt kui sa tuled, siis sa oled Muhul, siis sa oled Saaremaal, siis me sõitsime edasi Abrukale ja nüüd me oleme Vahase. Pahase jah. Oli jah, Vahase saarel. Siin elab ainult üks mees, Arvi, seal metsa taga. Kas me lähme talle külla ka? Lähme, kus on Arvi toit? Siin. Arvile on peaaegu pool kilo head ja paremat kabanossi. XXL. Punnitab juba, aga noh. No, natuke punnitab, aga noh, see võib-olla. Arvi oskab hinnata. Just, Arvi oskab hinnata šesti. Ja siis me oleme Arvile külla. Ja mis oli veel väga eriline, terve see saare ots on täis, siis ma ei tea, kas nad on veised või lehmad või mis, kes tulid meid uudistama, nad olid ennem seal täielikus saare tipus, kus oli üks kivi seal. Ja siis, kui me kõikisime, siis kõik see kari koos oma poegadega jooksid meie poole. See oli ja noh, üks eriline moment oli veel, Rain nuputas drooni ära, aga noh, sellega loodetavasti me leiame üles, mida leidis selle üles. Vot, aga need kivid on mega maagilised ja mega võimsad. Ei ole võib-olla mõte. Me pidime tulema seda ise oma silmaga nägema, kuidas siis üks mees tervel saarel hoiab silma peal, et ikka meri minema ei viiks. Jah, ei, see on paigast. Ja abukad, kes tulevad ära. Siin ikka vist tundub jalutab rahvast ringi, jah? Kuidas siis saare elu on? On jah? Paradiisis. On jah? Rahulik mandritöö rahvas, võtke õppust. Võetud tead, aga eile oli niivõrd märg, ma ei hakanud ette suund. Oi kui äge. Nii mõnusad randid. Kus me läheme Abruka lahe vahelt välja avaperele. Yes. Saab puid olema. Siin tuleb rahulikult minna. Oli. Kuus. Kunstitund. Oi kui ilus Elis.
ühesõnaga, no vaata, juhtus nagu asi. Juhtus selline asi, et me oleme viimane päev ja meil on külmkapp äärini toite täis, meil on need virnades mingisugused, no tule kaasa lihtsalt, tule kaasa. Ühesõnaga, ma ei tea, kes paneb pliidi peale asja, aga kuidas meil ei ole enam kohti, kuhu asju panna, siis me ladusime ka pliidi täis. Lisaks sellele, no siit ka on veel mingeid asju, külmkapi uksi ei hakka üldse lahti tegema. Aga tegelikult on seal ka süüdlane taga, et ega vastutus nii kergelt endale ei võta. Siin kirjutas mulle, et tema nüüd kuulas ära, mis need menüüd on, mis me ostame, tema kardab, ta jääb nälga. Ja siis me läksime uuesti poodi ja ostsime natuke asju juurde. Ja mis tegelikult selgus, et Siim ei söö üldse nii palju. Ja et see oli tegelikult pettus. Aga pole hullu. Nüüd me panime siin 7 kotti, me laome Siimule selle toidu kaasa. Ja siis on tal igaks päevaks nädala toit, et me teeme siit talle siis nädala toidukoti. No väga hea ju. Siim, kuidas sina kommenteerid seda olukorda? See on win-win-win, ma näen siin ainult võitu. You're thinking, give me what you're drinking. Tell me what you're thinking, give me what you're drinking. You and me, we got something special, baby. You and me, I can think this was never meant to happen. You and me, you and me. Ongi nädala lõpp käes, et eile oli mul treeneriga trenn, mida te just nägite, et ega treeneri mind ei hellita selles suhtes, et suht raske oli, aga mõnus. Ja praegu ma lähengi liigun ette trenni, siis üks personaaltrenn on, siis kutsuti tegelikult võrkpalli mängima. Vaatame, mis silm teeb, et kas ma lähen, aga igal juhul õhtupoole on mul plaanis siis minna maale, et otsustasin eksprompt, et nii mõnusad ilmad on ja kuidagi tahaksid linnast ära jälle ja lähen siis rongiga maale ja õhtul ilmselt plaanin supplauaga minna Obinitsa järve peale sõitma, chillima, nautima ja õnneks on mul võimalus minna siis külakeskuse jõusaali pühapäeval ja esmaspäeval, sest plaanin tagasi tulla alles teisipäeva hommikul. Et saan kenasti ikkagi oma trennid tehtud ja selle eest ma olen nagu üli tänulik, et see võimalus on. Aga ei tea, naudime siis tänast päeva. Salí de noche a romperla. Una belleza la encontré como una perla. Yeah. Lo quise todo sin conocerla. Decidí de allí que yo iba a tenerla.
yeah. Tanta gata yo pichando, por tu cuerpito lo quisiera estar chichando, complaciéndote te quiero gritando, ya esta pista toda la disco brincando. Salí de noche a romper, salí de noche a romper, ey, salí de noche a romper, salí de noche a romper, ey, salí de no, Estoy en mi zone, tú me tienes volando hasta la nube como un dron. A las 3 de la mañana chismeando por teléfono. Qué rica la discusión, pero ya deja el papelón. Encuéntrame la disco, perrearemos al reggaetón. Como te deseo me vuelve loco y eso no un desaire. En París, Marquesina o en la playa, respirando ese aire. Solo somos dos cuerpos que ocupan no toda la pista de baile. Métele sazón como Tego Calderón, que ese cuerpo de embuste como Calle. Todo y tiene todo lo que... Nii, ja olengi jälle tagasi ja tahtsin natukene rääkida siis ka sellest, mis on Kaal teinud. Et siin pärast jaanipäeva oli Kaal kukkunud jälle ja siuke paar päeva kukkus, langes ja oli lõpuks siis selline 64 näitas isegi korraks. Aga päev enne seda, kui mul Kaal oli 64, oli mul reaalselt nagu selline vetsuralli õudne, et keha väljutas lihtsalt vett ja sellel on mitmeid põhjuseid, et vaata, kui kehas rasv põleb, siis tekivad jääkained ja neid siis väljutatakse uriiniga, on ju. Ja teine asi on see, et keha glükogeenivarud on ka siis madalamad, kuna trenni ja aktiivsusega pidevalt neid kulutatakse, pluss aju kasutab ka väga palju glükogeeni ja siis ei ole seda kehast nii palju, aga glükogeeni sööb vett. Ja siis see vesi, mis ma joon, vedelik põhimõtteliselt tuleb välja. Aga samas ma mõtlesin ka seda, et peaks oma vee sisse panema natukene mingid soolasid, sest ma olen natukene unarusse jätnud selle Riimägi kasutamise ees, elektrolüütide kasutamisega ja et peaks tublim natukene olema sellega, sest et ma tunnen, et lihased on sellised natukene imelikud, et tahavad nagu öösel krampi kiskuda pisut. Et jah, tuleb parandada seda natukene. Kui nüüd rääkida ajutööst, siis viimased päevad ma olen ikka nagu olnud nii hajameelne ja on tunda, et mingi prepi või selle dieedi uus faas on kätte jõudnud, et kus ma olengi nagu hajameelsem, unustan asju. Ma pean kõik panema notsidesse kirja, mis mõte mul tuleb, mida vaja teha, kohe kirja, sellepärast et mul lihtsalt läheb meelest ära. Et käisingi siin üks päev jalutamas ja mõtlesin jalutuskäigu ajal, et mida mul vaja kodus teha on. Jõudsin koju, peast pühitud. Ei tundki meelde. Ja nii on. Siis oli selline olukord, et hakkasin kodunt siis gymmi poole liikuma, võtsin võtmed kätte ja
panin korraks nad ära, midagi oli vaja veel võtta ja ma ei leidnudki neid võtmeid enam üles ja ma pidin varuvõtmed võtma, et siis koduks kinni panna. Ja kui päris aus olla, ega see selline hajameelsus ja see tunne, et sul lihtsalt aju ei tööta, see ei ole meeldiv ja see on häiriv, et mul on siuke tunne, et mul peab kogu aeg keegi kõrval olema, et ma jumala eest mingit lollusi ei teeks. Aga ei, ma arvan, et see on nagu lihtsalt nagu korraks selline faas, et keha mingi hetk kohaneb ja siis läheb võib-olla ikkagi paremaks see olukord, et ei ole niimoodi, et aasta lõpuni ei ole selline siiludus või selline udupea. Keeles ongi nagu see väljend, et brain fog, et selline asi ja ongi päriselt olemas, et kui sa oled nagu kaloridefitsiidis ja samal ajal aju tahab energiat, aga mina oma trennide ja aktiivsusega tegelikult kulutan ka väga palju energiat ära ja siis ajule jääb seda ressurssi tegelikult nagu vähem. Et ta tahaks rohkem, aga ei saa. Aga siin, mis päeval ma tegin? Reedel, ei, neljapäeval tegin kõrgema kaloraažiga päeva ja siis tegelikult 200 kilokalorit umbes tuli kõrgem kui pidi. Ma rääkisin sellest treenerile ka ja ma arvan, tema leidis, et ei ole midagi hullu selles mõttes, et meil oligi võib-olla plaan teha see kõrgema kaloraažiga päev veel kõrgem või siis lisada üks kõrgema kaloraažiga päev veel juurde. Ja loomulikult see viskas mul siis kaalu üles, et siin paar päeva on natuke kõrgem kaal olnud, siuke 65-ni läks ja eks nüüd ma olen jälle madalama kaloraaži peal ja ma vaatan, et siis kuna ma kaaluda saan, et teisipäeval vist kui koju jõuan, et siis on kaalu peale astuda ja vaadata, mis see siis kaal teinud on. Ja järgmine nädal on mul siis ka poseerimine Agnega, et vaatame vormi üle, annab mulle poseerimiseks mingeid nippe ja lasen siis Agnel ka endale ühed võistlusbikiinid juurde teha. Et põnev. Nii et igal juhul kokkuvõtteks ma tahaks öelda, et ma olen nagu mega tänulik, et minu keha on teinud siiamaani väga head koostööd minuga ja kaal on hästi kenasti langenud, mul on tuju hea. Eks jah, need mõned päevad, kus ma olen tundnud, et kella 5 lihtsalt on selline energialangus ja olengi selline hajameelne ja et see on lihtsalt selle prepi loomulik osa ja ma tean, et see on ka varem niimoodi olnud ja ma tean, et nii lihtsalt on ja see ongi normaalne, et ma ei hakka nagu selle pärast üle mõtlema, et üldkokkuvõttes on ikkagi kõik hästi ja naudin oma teekonda edasi ja jagan seda siis teile ka. Lõunaks siis värsked kukeseened, värske kartul, kana, kodujuust, kurk, tomat.
No nii, trenn sai igal juhul tehtud ja kuna siin konditsioneeri ei ole, siis ma olen päris läbimärg, aga lähengi siis nüüd otse ujuma ja ongi siis põhimõtteliselt nädal läbi koju sööma ja panen selle vloogi lõpuni kokku ja ma arvan, et minu poolt ongi kõik ja järgmise vlogini. Tšau!